Ain töötab kaugbussiliinidel bussijuhina. Tal on pikad tööpäevad ja kätte on jõudnud sügis, mitu kolleegi on haigeks jäänud. Ain saab kutse reservväelaste õppekogunemisele. Ta helistab oma ülemusele ja ütleb, et ülehomsest nädal aega teda tööl ei ole. Ülemus vihastab. Tal on niigi raske bussijuhte leida. Sõna otseses mõttes sõimab ta Aini läbi, ähvardab teda preemiast ilma jätta ja tegelikult ka nii teeb. Ain üritab oma ülemusele selgitada, et ta ei saa midagi teha, ta peab seda kohustust Eesti Vabariigi eest täitma. Selle näite puhul on tegemist diskrimineerimisega kaitseväeteenistuse kohustuse tõttu. Eestis on keelatud inimesi halvemini kohelda selle tõttu, kui nad peavad töölt eemal olema või kui nad on töölt eemal olnud, kas siis kaitseväeteenistuse kohustuse läbimise tõttu, õppekogunemise tõttu või muudel põhjustel, milleks põhiseadus Eesti meessoost isikuid kohustab. Aga tegelikult me saame ju kõik aru, miks selline kaitsetöötajatele võrdse kohtlemise seaduses on. See on vajalik selleks, et need tublid mehed ja naised, kes oma kodanikukohust täidavad, saaksid seda teha ilma, et tööandja neid sellepärast halvemini kohtleks.